Tere, head Facebooki sõbrad ja jälgijad! Haridus- ja Teadusministeeriumi saatesari 3 küsimust on jõudnud teise saateni ja täna räägime väga kuumal teemal, selleks on kutseharidus. Ja oleme siia kuumale toolile palunud värske kutsehariduse valdkonna juhi Marili Lehtmetsa. Tere Marili! Tere Elu, aitäh kutsumast! Räägi, miks meil on seda kutsehariduse reformi vaja? Mis see teeb laste jaoks paremaks? Kutsehariduse reformi on meile vaja selleks, et mitmekesistada meie noorte valikuvõimalusi. Me oleme loonud uued rakendusliku keskhariduse õppekavad, millega noortel on võimalik siirduda kas tööturule või kõrgharidusse. Tegemist on laiapõhjaliste õppekavadega, mis annavad võimaluse noortele küpseda pika aja jooksul ja liikuda siis edasi täpselt oma valitud teed. Aga miks need õppekavad 4-aastased on? Tavalises gümnaasiumis saab ju keskhariduse 3 aastaga kätte. Õppekavad on 4-aastased ja õpe on 4-aastane seetõttu, et me oleme oluliselt suurendanud õppekavades üldharidusainete mahtu selleks, et meie noored saaksid lõpetada ka kutsekooli riigieksamitega, et neil oleks paremad võimalused siirduda näiteks rakenduskõrgharidusse või tavalisse akadeemilisse kõrgharidusse. Aga samas tagab see ka suuremad võimalused ja paremad võimalused oma üldteadmistega liikuda tööturule, sest ka täna töömaailm on muutunud ja oodatakse tugevate üldoskuste ja pädevustega inimesi lisaks erialaoskustele siis ka tööturule. Aga mis öelda julgustuseks lapsevanematele, kes kõhklevad, kui laps tahaks minna kutsekooli? Lastevanematele soovitan avatud meelt ja usaldage noori. Nemad teavad, mida nemad tahavad. Et kindlasti ei tasu olla kinni vanadest stigmadest, kus kutseharidus on nii-öelda teine valik. Kutseharidus on nüüd võrdväärne valik, sest me pakume samasugust tugevat keskharidust. Et tulge ja uskuge meisse, et meie noored teavad oma valikuid. Aitäh Marili ja kohtume juba järgmises saates.